Head tänasel päeval osalejad. Mul on siiralt hea meel teid kõiki näha ja taas teiega kokku saada. Järvamaa on uhke oma traditsioonide üle ja iga-aastane eakate suvine ja ka talvine kokkutulek on üks nendest. Ükskõik, milline on olnud see aasta, kas hea või halb, olete te suutnud end koondada ja ikka taas kokku tulla. Samuti on mul hea meel selle üle, et viimastel aastatel olete te leidnud ka sellele mingisuguse teema. On see siis tervisega seotud või täna vabatahtlikkus. Üks kurb asi on muidugi see, et 2010 Järvamaal tööealiste arv vähenes 1500. Samas meie väljaränne ja rahvaarvu vähenemine oli 500. See tähendab, et eakate osakaal meie Järva maakonnas suurenes 1000 võrra. Meie rahvastik vaneneb, aga noorus on lühike võrreldes vanadusega. Ütlesin seda eile ka, kui lõpetas Türi kolledži järgmine lend. Ja üha enam me peame siis sellele mõtlema, sellele rahvahulgale, kes moodustab meil väga suure hulga. Ja mul on siiralt hea meel, et meie omavalitsused selles suunas ka tegutsevad. Hiljuti, paar nädalat tagasi, näiteks pandi nurgakivi Imaveres uuele sotsiaalmajale, mis saab tõsiselt olema üks sõbralik hoone sealsetele elanikele. Aga üha enam, kui moodustavad eakad inimesed meie elanikkonnast, siis otsustusprotsessides peate te rohkem osalema. Teid tuleb kaasata, kutsuda teid võib-olla rohkem olema aktiivsed, kuid sellest on vähe. Te peate ise rohkem ennast ka näitama, rääkima sellest, millised on teie vajadused, millele tuleb rohkem tähelepanu pöörata, sest võib-olla lihtsalt neid ei märgata. Seega teie kogemused, teie elutarkus ja oskused on väga oodatud, nii kogu Eestis kui ka meil siin Järvamaal. Aga tänaseks päevaks teile rõõmsat päeva ja kohtume juba kindlasti ka jõulupeol.